Esimene kets kohe, alustame ikkagi siis pauguga. Paus. Air Jordan 11 retrod. Ma ei ole Jordani ekspert, aga need on ilusad. Ja ma arvan, et nende kohta tahab midagi head öelda kindlasti Ragnar. Väga kaunis. Mina ei oska ka nende kohta öelda. Mitte midagi. No lahedad on. See shiny osa on tore. Patent leather. Võt. See on täpselt siuke kets, et sa lähed, teed sellega hupid kossutrennis ära ja siis õhtul lähed klubisse edasi. Väga kõva kets. Tore, et informeeritud olete. Selle jaoks oledki Air sina. Jordan 11 on sisuliselt holiday kets või siis jõuluhooaja kets, sest et neid on ajalooliselt välja antud nii-öelda tähtsaid värvilahendusi siis jõulude ajal või vahetult enne jõule, et seda siis nii-öelda jõulukinkidena edasi anda. Et see ei ole küll selle aasta spetsiifiline jõuluvärv, aga see aasta peaks olema gamma 11 ehk siis üleni mustad ja North Carolina sinised hitid. Ja ilmselt top 3 kõige parem Jordan all time. Mis ülejäänud 2 on? 4 ja 3. Mulle ei meeldi ühed. Või mulle meeldivad ühed, aga nagu... Nad ei ole top 3. See on jälle, see on imo. Sinu jaoks. See on fine. Oma arvamus, väga okei. 4, 3, 11. Ja siis on 1. Ja ülejäänud käige jala. Jep, sneakerheadid ütlevad veel minu arust selle ketsi kohta, et see on Tinker Hatfieldi üks kõige õnnestumaid disaine Jordanite hulgas. See või 4 ei või? See minu arust Jordan 1, ma loodan, et ma nüüd räigelt pange ei pane, aga minu arust 11 oli teise three-peat'i alguse kets. Ehk siis, kui Jordan tegi teise three-peat'i, ehk siis... Ja see tuli 95 välja? Jah. Ja 96 oli esimene, 97, teine, 98, kolmas? 95 tuli, ehk siis 95-96 hooajal mängis sellega. See oli teise three-peat'i hooaja kets. I think so. Täpselt paraselt advendikalendrist 1. detsembril välja tõmmata.